tere! Täna näitaks siis, kuidas lahendada ülesannet PR03 scheduler ja siis pärast natuke räägiks ka X03 kohta. Alustuseks, millest me siis eelmine nädal õppisime? Eelmine nädal tegelesime peamiselt andmestruktuuridega, et kui esimesel nädalal õppisime ära, mis asjad massiivid on ja kuidas need listidest erinevad, siis eelmisel nädalal, teisel nädalal me võtsime ette siis dünaamilised kollektsioonid, mis sisuliselt näiteks võtame näiteks listid, järjendid, et Javas on mitu erinevat järjendite implementatsioone. Üks nendest on näiteks üles ehitatud Reide peal ja teevad Reidega tegelemise nii-öelda mugavamaks, võimaldades kasutada siis igasuguseid dünaamilisi meetodeid, mis teevad Reidega tegelemise mõnusamaks, mugavamaks. Täna tegeleme selle nädala jooksul tegeleme siis objektorienteeritud programmeerimisega juba. Nagu teada, siis Java on üles ehitatud OP printsiipide peal. Java ongi disainitud OP keelena. Ehk Javas OP-st jagu ega jaksu ei saa. Siin me peame lihtsalt tegelema sellega. Ja sissejuhatava teemana võtame siis täna ette, mis asjad on klassid ja objektid, mis asjad on konstruktorid. Nüüd, väga paljud asjad peaksid tegelikult Pythonis selged olema, et kuna me seal ka tegelesime OP-ga, siis Java võtab need asjad natuke samm edasi. Et meil on ka olemas sellised asjad nagu nähtavus, staatilisus. Ja meil on ka selline asi olemas nagu paketid ja nimeruum, et eks me nende kõikide asjade juurde satume tänase päeva jooksul. Nii, aga alustuseks loeme ülesande alla. Ma ei tahtnud seda, ma tahtsin seda. Ja siis lähme ideasse. Ja tõstame selle kausta ümber. Factor teeme mooduliks. Import module. PR03 scheduler, open. Create module, next. Apply. Nii, ja nüüd peaks meil see ülesanne olemas olema. Et kui te nüüd juba tähele panete, siis kui eelnevatel nädalatel meil need ülesanded koosnesid kõik ühest failist, siis see nädal on meil juba neid faile rohkem. Ja nüüd esimene asi, mis te veel tähele panete, on see, et need failid ei asu meil ühes nii-öelda kaustas, vaid on igasuguste erinevate kaustade vahel ära jaotatud. Aga me näiteks läbi käima, et meil on esiteks on see main klass, mille eesmärk on siis nii-öelda anda lihtsalt lühikest ülevaadet, et kuidas see programm peaks töötama. Saate seda enda arvuti peal jooksutada, selle järgi asjad valmis arendada ja siis kui selle järgi kõik tulemused matchivad, siis saadate testerisse tagasiside saamiseks. Ja siis on meil 3 kausta nimega process, scheduler, util. Javas nende asjade nimeks on siis pakid, package'id. Ja package'id on üks viis, kuidas projekti strukturiseerida korralikult. Et mul on siin Java kirjanud artiklit ka pandud, et esimene asi, mida ma soovitaks läbi lugeda, on see paketide nimeruum, selgitab ära, mis asja need paketid on ja mis asi see nimeruum on ja et mis probleemi lahendatakse. Näiteks, et üks asi oleks see, kui meil oleks et pakid üks asi, mida lubab meil teha, on see, et meil võib olla projekti peale samanimelisi klasse, mitu tükki. Aga lihtsalt need on siis pakkide vahel ära grupeerunud. Ja siin on mul üks artikkel veel selle kohta, kuidas projekti korralikumalt üle strukturiseerida. Et see viimane ei ole nii tähtis see nädal lugeda, aga ma soovitan ikkagi läbi lugeda selle. Ja siis ülesanne koosneb meil 3 klassist, milleks on process scheduler ja process util. Nii, aga hakkamegi järjest siis läbi vaatama ülesannet.
et sel nädalal on meil vaja realiseerida siis selline lihtne protsesside haldaja. Ja meil on olemas siis protsessid ja scheduler, protsessil on nimi, prioriteet, palju tööd veel selle kallal on vaja näha ja siis kui vana see protsess on. Ja siis on meil scheduler, mis valib lihtsalt protsessi selle järgi, et millel kõige kõrgem prioriteet on. Kui protsess on käidud, suureneb teiste protsesside vanus, et madala prioriteediga protsessist saaks ikka lõpus täidetud. Nii, ja esimene asi, mis te võib-olla panete tähele selle nädala puhul on see, et mall on natuke katkisena tulnud sisse ja see on meelega tehtud. See mall katki on sellepärast, et Javasse nimeruum meil siin failil ei tea, mis asja need listid ja array listid tegelikult on, sest tal ei ole konteksti nende kohta. Selle lahendamiseks on meil olemas sellised asjad nagu import laused. PR02 ülesandis ja X02 ülesandis te peaksid juba mõnel määral tuttavad olema nendega, nägema, mis need on, kuigi siin on väga halb näide sellest, sellist import lauset ei tohiks teha, seda teeb millegipärast IntelliJ automaatselt, kuigi selle tärni kasutamist ei soovitata kasutada, saate selle kohta siit rohkem lugeda. Aga sisuliselt, mida need import laused teevad, nad lihtsalt tutvustavad Java failile sisse mingi klassi, et saab seda klassi kasutada ja see klass pärineb antud kohast. Ja kuidas seda parandada on sedasi, et lähete lihtsalt selle impordi peale või nagu selle klassi peale, mida on vaja importida. IDE juba pakub ka seda siin, et tahate seda klassi importida. Võetate jah. Ja teine viis, kus te saate teha on ka shortcutid olemas, see peaks olema Alt ja Enter, aga ma olen natuke muutnud neid shortcut'e endal. Et IDEA peaks ette näitama küll, mis need shortcut'id siin on. Import class ja siin on ka hea näide sellest nimeruumi probleemist või et mis siis, kui meil on kaks samanimelist klassi. IDEA pakub meile välja, meil oleks vaja seda list või seda util klassi listi vaja kasutada. Ja sellega peaksid kõik errorid lahendatud olema, kuigi ta siin me importisime valet asja sisse, mis sa tead, kus meil see on. Import processor util. Ja siin me peaksime importima hoopis sisse mis on e-kaldeh. Ma parandan selle mallis ära, seda ma ei laseks teile endal parandada, siin oli väike probleem lihtsalt sees. Okei, sellega peaks nüüd ülesanne valmis olema esitamiseks. Siin ka ma impordin siin protsessi. Scheduler app process. Okei, siis ma pean igale poole minu viga. Ma natuke parandan seda malli pärast hiljem. Nii, aga nüüd on ülesanne korras, et kui te selle malli nüüd alla laete, siis loodetavasti neid vigu enam ei ole, ma parandan need ära. Aga hakkame ülesand järjest läbi käima siis. Et esimene klass on meil main ja mainiga te ei pea mitte midagi tegema. Main klass on lihtsalt selle jaoks, et saate kontrollida, kas seal asjad töötavad. Et saate lihtsalt tööle panna siit. Nii, järgmisena klass process. Protsessi klass hoiab protsessi andmeid ning teostab töö tegemist ja vananemist. Siin on väike märkus ka pandud juurde, et kui te näete sellist asja nagu final, siis see tähendab seda, et antud muutujat ei saa enam muuta ja see on lõplik. Kui teid huvitab, mis see final on, kas mul ei ole siin, siis ma pean seda kirjeldust ka muutma, aga see on siit leidav, et saate lugeda, mis see final on. Aga hakkamegi seda protsessi tegema siis. Esimesena on meil vaja ära teha konstruktorid. Konstruktori põhimõttest te peaksite juba tuttavad olema Pythonist, et konstruktor on selline eriline meetod,
mida käivitatakse siis, kui tehakse uus objekt. Javas konstruktor läheb käima sedasi, kui teha uus objekt selle new märksõnaga. Ja antud juhul meil siin on ka näidatud seda kolme erinevat viisi, kuidas seda objekti teha, sest sellel protsessi objektil klassil on 3 konstruktorit. Iga konstruktor võtab siis erinev arv parameetreid sisse. Ja nende konstruktoriga on selle võtte nimi on konstruktorite ülelaadimine. Nüüd ma näitan, kus seda teha ka. Et rule of thumb, selline reegel on selline, et see konstruktor, millel on kõige rohkem parameetreid, see on nii-öelda selline baaskonstruktor. Ja siis kõik teised ehitavad siis selle baaskonstruktori põhjal ennast üles. Ma näitan teile pikka viisi ja siis kuidas seda pikka viisi lühemaks teha. Aga esmalt meil on vaja kõik need asjad siin teha ümber muutujateks, isendi väljadeks, ehk siis private string name, private int priority. Nii, kui te märkasite, et ma panin ühele siia final juurde, see on sellepärast, sest protsessil nime ei saa muuta, aga kõiki neid muid asju saab muuta. Ja reegel on see, et kui te loote väljasi, mis ei muutu, siis pange need finaliks. Ei ole vaja teha sedasi, et seda oleks võimalik kuidagi viisi muuta. Nii, ja kuidas me nendele väärtust saame omistada läbi konstruktori. This.name võrdub name, this.priority võrdub priority, this.workRemaining võrdub workRemaining, this.age võrdub age. Ja meil sellist asja nagu age ei ole, nii et age on initially 0 hoopis meil. Nii. Nüüd on need teised konstruktorid ka vaja ära teha. Enne ma räägin korra, mis asi see this on. This sisuliselt viitab kindlale objektile. Et kui meil on näiteks 3 protsessori protsessi seda instantsi, siis this viitab näiteks, et kui me kutsume selle põh1 sees, kutsume mingit meetodit välja, siis this antud juhul viitab põh1-le. Kui me kutsuksime põh2 puhul välja seda mingit meetodit, siis this viitaks põh2-le ja nii edasi. Ehk this märksõna viitab mingile kindlale instantsile, mingile kindlale objektile, mitte klassile. Nii, teeme teise konstruktorid ka ära. Algusena teeme sellisel pikal viisil ja siis ma näitan teile sellist lühemat viisi. workRemaining võrdub 10. Ja siis 3. Ja ma näitan teile veel sellist asja ka, et seda this'i tegelikult peab kasutama ainult juhul, kui meil tekib muutujatega nimekonflikt. Et nagu näha, meil on ju klassi muutuja, mille nimi on name. Ja meil on ka siin parameetrina muuta, mille nimi on name. Ehk siis antud juhul võiks this'i kasutada. Aga ma kirjutan nüüd teised asjad ka ära siin. Priority 1, workRemaining 10, age 0. Kuna siin meil mingit nimekonflikti ei teki, siis tegelikult siin me võime ilma this'ita ka kirjutada need asjad. See on küll maitse küsimus, mina isiklikult eelistan, et oleks igal pool see this ka juures. Puhtalt sellepärast, et see annab lihtsalt konteksti juurde ja teeb koodi loetavamaks. Nii, sellega me saime oma konstruktorid kirjutatud, aga nüüd ma näitaks teile ka viisi, kuidas seda saaks lühemalt teha. Kui te nägite, siis iga selle konstruktori puhul me kirjutasime sisuliselt kõik need 4 rida uuesti välja ja andsime neile uued väärtused. Kui nüüd siia Javadoki tagasi tulla, siis meil on selline artikkel või selline peatükk siin nagu konstruktorite ülelaadimine, kus on täpselt samal viisil see ära lahendatud. Ja siis siin järgnevalt on selline asi nagu konstruktorite aheldamine this meetodiga. Sisuliselt me saame, et kui this viitas objektile endale, siis tegelikult me saame selle this'i kaudu ka välja kutsuda seda klassi konstruktorit ka. Et kui me tahaksime näiteks nüüd seda lühemaks teha, siis me lihtsalt kirjutaksime this, paneksime sulud
ja siis hakkame järjest sisse panema neid, nii priority pidi 1 olema ja work remaining pidi 10 olema. Ja nagu te näete, me panime see 3 parameetrit, mis tähendab, et me kutsume nüüd seda konstruktorit välja. Nüüd selle konstruktori puhul ka me võiksime selle ümber kirjutada, öelda name, priority, mis oli work remaining. Ja sedasi me saame ka selle nüüd välja kirjutatud. Et sisuliselt iga nagu, et me tekitame suure konstruktori ja siis iga väiksem konstruktor lihtsalt kutsub endast eelnevat välja. Et see konstruktor kutsub seda konstruktorit välja ja see konstruktor kutsub siis seda konstruktorit välja. Nüüd nende konstruktorite puhul on muidugi selline reegel ka, et kui te seda this'i kasutate, siis see peab olema esimene märksõna. Ehk kui me tahame mingeid muid asju teha, ala mingi 5.8 äkki hoopis võrdub 5, siis see peab olema peale seda esimest rida. Me paneksime selle hoopis siia ülesse. See lubab ka, mis sa tead. Aga tegelikult nii ei tohiks teha. Et ennem kutsume välja eelneva konstruktori ja siis teeme järjest nagu muid asju peale sellele. Mul on siin nagu selle kohta midagi kirjas ka. Kompileerimisviga ei tekkinud, aga katsetame. Siis ma tean, kas ma pean parandama ka siin midagi. Tööle. Okei. Kompileerimisviga ei teki, nii et ma pean pärast parandama oma seda Javadoki, aga sisuliselt see on lihtsalt hea tava, et this läheb ennem ja siis kõik muud asjad peale seda. Nii, järgmine meetod, doWork. Mida see doWork meil teeb? doWork vähendab töö hulka määratud aja võrra ja nullib vanuse. Ehk siis lähme enter. Mis meil siin siis vaja teha on? Meil on vaja nii, reduces the remaining work by the specified time slice. After doing work, the age counter is reset to 0. Ma arvan, see on esimene asi, mis me võiks ära teha. Age võrdub 0. If the slice exceeds the remaining work remaining is set to 0. Ehk siin me peaksime kuidagi välja mõtlema ka selle, mis see nagu work remaining peaks olema. Ma näitan siin nüüd mitut erinevat viisi. Esimesena me võiksime if lausega seda lahendada, et if time slice on suurem võrdne work remaining uga, siis work remaining on meil 0. Vastasel juhul võiks nagu kirjutada koosata. Vastasel juhul on meil see work remaining lihtsalt miinus võrdub time slice. See on üks viis, kuidas seda ära teha, aga tegelikult meil on teine viis selle jaoks. Et me võime lihtsalt teha work remaining võrdub, kasutame math abi klassi. Ja siis teeme lihtsalt siin selle arvutuse ära. Ja siis see siin valib, et kumba kasutada, kas ta kasutab seda arvu 0 või work remaining time slice. Praegu kommenteerin selle teise välja, aga see teine on ka võimalus kasutada. Nii, järgmisena age process. Increase the age counter of the process by 1. If the age reaches 3, the process priority is increased by 1 and the age counter is reset to 0. Ehk siis antud meetodis me suurendame protsessi vanust. Ja kui vanus on suurem kui 3, siis me suurendame priority't, priority ++, ja määrame vanuse 0 peale. Rohkem siin midagi ei ole.
siis on meil hulganisti igasuguseid getter meetodeid. Selle võtte nimi oleks siis kapseldamine. Sellega peaksite ka olema ju Pythonis kokku puutunud, aga mul on siin Javatukis ka selle kohta tekst olemas. Et mis see kapseldamine on, mis probleemi sellega lahendatakse ja mis on sellised head tavad näiteks, et kõikjale seda kapseldamist getter-setter meetodit ka vaja ei ole. Nii, aga siin nagu erilist muud ei ole, need on kõik getter meetodid. Ehk siia oleks lihtsalt vaja need väljade nimed panna, mida me getime. Priority, work remaining, age ja siis isFinished'i puhul check whether the process has finished all its work, true if the work remaining is 0, otherwise false. Eks siin me saame lihtsalt teha work remaining võrdub 0. Kui on, siis on finished, kui ei ole, siis ta veel teeb midagi. Nii nüüd vahepeal saame kontrollida, kas meil need meetodid töötavad siin. Ehk siis objekt A loodi, A priority võrdub 5, work võrdub 20, B work default should end, kas me siin tegime nüüd midagi valesti? Jah, siin ma olen valesti kirjutanud. Panen uuesti tööle. Work 10, prio 3. Ja siis kui me kasutasime seda väiksemat getter või seda konstruktorit, siis see priority on by default 1 ja work 10. Okei, see osa on meil tehtud. Nüüd siin finish before work false, see on olemas. Work remaining after do work 3 ütleb, et on 2, on õige. Finished after do work 10 on true, see on õige. Ja siis protsessi vanus tundub ka õige olevat, et 1, 2, 0, priority 2. Täitsa õige, nii. Sellega on see klass tehtud. Nüüd järgmisena ma soovitaks ette võtta process util klassi. Process util on utilklass. Need, mis asjad utilklassid on, saate lugeda staatilisus utilklassidel. Sisuliselt need on abiklassid, mis aitavad koondada mingit funktsionaalsust kokku. Utilklassidel on veel selline eripära ka, et nende puhul kasutame privaatset konstruktorit, et antud klassis me ei saa instantsi tekitada. Ja meil ei olegi vaja seda instantsi tekitada, kuna utilklassides kõik meetodid peaksid statikud olema. Ehk sisuliselt nende klasside meetodid töötlevad sissetuleva info kallal ja teevad mingid asjad ära, tagastavad mingi uue väärtuse asemele. Et kui me hakkame tegema, siis esimene asi, siin tekstis on kirjas, et looge klassile privaatne konstruktor, et takistada klassi instantsi loomist. Et praegu, kui ma kergin üks siia üles tagasi, kui me üritaks teha var util võrdub new process util, siis antud juhul see klass tekitatakse ja meil mingit probleemi ei ole. Aga kui me nüüd tekitaksime siia process util klassile privaatse konstruktori ja lähme tagasi ja main'i, siis nagu näha, meil siin nüüd hakkab tekkima kompileerimisviga, et meil pole ligipääsu sellele klassi konstruktorile, ehk sellest ei saa objekti tekitada. Üks asi, mida tavaliselt veel tehakse, on see, et visatakse siin ka errorit, throw new legal state exception äkki. Väga vabandan. Nii, jätkame. Alustame siis selle getProcessTable'i meetodiga. Returns a string representing the given list of a process table. Ja siis see table koosneb mitmest erinevast asjast. Nii, siin nagu võiks juba aimata, et meil oleks vaja string builderit kasutada. Aga esimene asi, mis me võiksin kirja panna, if the list is empty, return null. If processes.is empty,
return 0. nii, ja siit nüüd edasi tekitame omale string builderi. Builderisse võiksime panna append, ma ei tea, miks see küll soovitab mulle andmebaase tekitada. Aga siit võiksime nüüd kopida need asjad ümber. Siin on muidugi tähtis ka, et pange igale asjale lõppu see uue rea märk. sp append. Ja nüüd lähme for loopiga, hakkame tegema siin. Et siis sp append. Täitsa nagu õiget asja soovitab. Sisuliselt, et siin teen natuke ilusamaks selle koodi siin. Nii. Sisuliselt, mis siin toimus, oli see, me chain'ime, tekitame keti nii-öelda meetodites. Ma kordan näha, kas mul siin kuskil on kirjas ka selle kohta. Jah, siin on isegi olemas mul. Et kui te olete huvitatud sellest võttest nagu rohkem lugevad, siis siin his võtmesõna juures on selline peatükk nagu käesoleva objekti tagastamine ehk meetodite aheldamine. Et sisuliselt, mis siin string builderi sees toimub selle appendiga, ma vaatan, kas ma saan siia ka minna. Et command ja klikk, by the way, sellega saate minna vaatama, mida mingi meetod teeb. Aga nagu te siin näete, on see, et kui me siia string builderi appendi sisse läksime, siis siin sees tehakse mingid asjad ära ja siis returnitakse this. Ja see return this tagastab selle olemasoleva objekti ja mida see võimaldabki meil teha, see võimaldab meil nüüd neid meetodeid sedasi aheldada üksteise otsa kinni põhimõtteliselt. Nii, sp2string, see peaks tehtud olema. Nii, sort priority. Nüüd siin ma natuke panin ka vihjeks ka kollektsioonide sorteerimise. Et siin saate kasutada seda collectionsite klassi või otselt ei pea tegelikult seda ka kasutama, te võite otse listi sees olevat sortiga kasutada, need töötavad suht samamoodi. Et siis nüüd me saame teha list process sorted new array'list, siin seda ei ole vaja. Ja me anname talle sisse ka ikka protsessid ka kõik. Ja siin sortedi puhul me lihtsalt ütleme sorted.sort. Ja siis me anname talle anonüümse funktsiooni sisse. Ja siis võrdleme lihtsalt arve oma vahel. Võimalik on kasutada ka sellist comparator comparing int. Ja siis me returnime sorted. Pärast vaatame, kas töötab ka. Viimasena extract names. Et antud abimeetod siis saab kõik protsesside nimed kätte. Ja siis on järjestatud selle järgi, et kuidas the order of names in the return list matches the order of process. Okay. Eks ta on selles järjekorras, et nagu sisse tuli. List string names. Võrdab new array list for process B ja names.add põhk.getName. Return names. Nii, sedasi peaks see osa tehtud olema ülesandest, paneme main klassi tööle, vaatame. Nii, sort by priority on extract names. Sort by priority peaks meil olema x et y, meil on vastupidi. Ehk kui te kasutate seda, nii, kui te kasutasite seda esimest varianti, mida ma näitasin, mis oleks siis meil see, siis antud juhul peaks see korras olema. Y et x. Aga kui te nüüd kasutate seda comparator comparing inti,
siis sellele peaks siia lõppu panema ka sellise asja nagu reversed. Siis ta keerab selle ümber. Ja, nagu näha, nüüd on jälle Y-X. Nii, ja siis process util get process table. C10, T20. Aga kas siin peaks ju meil... Sisu on meil vale siin. Miks ta meil siin vale on? Table procs, C10, 50, 20, 100. Kas meil on mingi asi valesti siin kirjutatud? See on ikkagi 1.10. Priority work remain work prayer. Nii, priority work, okei, meil on lihtsalt asi puudu siin, minu viga, usalda seda ei-aid ikka. Get work remaining, ja siis paneme vahepeale lihtsalt need jälle siit. Get age. Ja kui me nüüd tööle paneme, nüüd peaks õige olema. 10, 50, 0, 20, 100, 0. Jah, täitsa õige. Ja kui anda empty list, siis on 0. Okei. Ja nüüd on ainult alles jäänud see scheduleri klass. Antud juhul ma näitan ka üht toredat abi või nagu üht importlause meetodit veel, aga näitan seda siis, kui me selleni jõuame. Nii. Mida meile siin see tekst ütleb? Scheduler loeb protsesside järjekorda ja valib järgmise protsessi prioriteedi alusel. Video process, list process, okei. Seda me ei taha, me tahame tagasi minna siia. Nii, tutvume esiteks selle klassiga endaga. Meil on time slice. Time slice, see on meil nüüd konstantne arv. Konstantide kohta, mis need on, saate Javadocist lugeda. Siit staatilisuse alt ja see on selline asi nagu konstantid. Ja mida me nende konstantidega reeglina teeme, me lahendame ära maagiliste arvude probleemi või nii-öelda üldsegi maagiliste muutujate või väärtuste probleemi. Ehk siis teeme koodi korda palju loetavamaks. Anname mingile suvalisele väärtusele mõtte taha. Nii, ja siis on meil private final list processes, et see on protsessida mingi list ja siis hakkame kirjas läbi minema siin. Nii. Using method add process, adds a process to the scheduler. Siin on meil lihtsalt process.add põh teha, processes add põh vaja teha ja sellega saame tehtud selle. Nii, järgmine meetod get processes, et antud juhul on meil vaja tagastada nüüd koopia sellest protsesside listist ja seda saab teha sedasi, et me lihtsalt tagastame URL-ist ja anname talle selle protsessi sisse. Järgmisena step. Step meetodi puhul, mis meil siis on vaja teha, meil see nüüd koosneb mitmest osast. Et esmana execute ime mingi ühes single scheduling stepi. Scheduler picks the next process based on highest priority, et me teeme siin natuke valimist, et millist protsessi valida ja siis seda nüüd kindel ajajärk. Okei, ma ütleks, et esimesena oleks mõistlik tekitada mingisugune abimeetod. Abimeetod siis oleks selle eesmärgiga, et see abimeetod otsustab ära, mille järgi valida mingit protsessi. Ehk siis private process, pick next näiteks. Ja mis me siin nüüd tegema peaksime selle big next protsessiga? Üldpildis ma hakkan siin nagu selle stepiga vaikselt ehitama. Selle stepi puhul
võrdub pick next process. Nii, sisuliselt, mida see pick next process peaks andma meile, on see, et kas me leiame mingi protsessi, mida saab täitma hakata. Ja kuidas me seda protsessi nüüd hakkame leidma, on see, et me algusena tekitame endale listi protsessidest. Ja selle jaoks me nüüd kasutaksime seda process util klassi sort by priority't. Siin me võime kasutada seda. Nii, mul oli väike nime konflikt siin. Et kasutame seda sort by priority't, aga nüüd ma näitan nüüd sellist huvitavat viisi, kuidas me saame meetodeid sisse importida. Me saame kasutada sellist import lause nagu static import. Ja siis selle kaudu me saame lihtsalt võtta mingid kindlad meetodid mingis klassis sisse. Ja see võimaldab meil meetodit kasutada sedasi, me ei pea siin ees klassi deklareerima, vaid me saame lihtsalt kasutada meetodit otse. Ja mis me sellega tegema peaksime? Me peaksime sealt nüüd välja filtreerima igasugused protsessid, mida meil vaja ei ole. Ehk siis tekitame uue nagu protsesside listi. Ja me teeme sedasi. If põh.is finished. Kui ei ole finished, siis me lisame selle oma filterdatud protsesside hulka. Ja kui filter on empty, siis me tagastame 0. Kui ei ole empty, siis me võtame filterdatud elementides lihtsalt kõige esimese. Kuigi kui ma nüüd peale vaatama, seda saaks palju lihtsamalt ka teha. Et me võime vabalt lihtsalt sedasi teha, me hakkame järjest läbi käima for process t procs, eks ju. If põh.is finished. Return põh, else return 0. Et peaks kas sedasi hakkama saama sellega. Nii. Ja siis nii, siin on meil see pick next protsess olemas, siin me saame oma selle protsessi kätte. Tekitasime selle jaoks privaatse abi meetodi. Ja miks me selle privaatsena tegime, oli selle pärast, et kuna me kasutame seda meetodit on siin klassi siseselt, siis meil ei ole mujal klassides vaja seda kasutada. Et näiteks kui me tahaksime nüüd seda, võtame main'i, tahame näiteks main'is kasutada seda kindlat abi meetodit, scheduler punkt, siis nagu näha, meil siin sellist meetodit nagu me just lõime, pick next process ei ole olemas. Ja kui me üritame seda kasutada siin, siis me saame kompileerimisvea, mis ütleb, et sellel on private access ja seda ei tohiks kasutada siin. Nii, sellega on see meetod tehtud ja nüüd võtame järgmise etapi siin stepis ette. Ja see järgmine etapp on siis apply aging ära teha. Ja seda me saaksime teha sedasi, et mõtlengi nüüd, kuidas seda võiks selle jaoks ka mingi abi meetodi teha. Sest meil on siin vaja kõikidele protsessidele see aging ära teha. Ehk siis tekitame abi meetodi siia. Mitte siia, vaid private void apply aging. Siin me kasutame voidi, sest meil ei ole vaja mingit tagastust. Meil on lihtsalt vaja mingi operatsioon läbi viia. Processes if p ei ole show process,
ning põh if finished ehk process. Nii, sellega me siis apply'me lihtsalt aging ut igale protsessile. Seda võiksime nüüd siin välja kutsuda. Apply aging process. Ja enne seda me võiksime selle protsessile öelda ka remove to work. To work. Process.toWork. Ja siin kasutame seda time slice'i. Ja ma toon korra näiteks ka selle asja siin, et miks see nüüd kasulik on, et oletame, kui meil koodis on selle time slice'i asemel 3 lihtsalt, siis tekib küsimus, et mida see time slice peaks siin tähendama. Et jah, kui me annaksime sedasi selle ette, siis see on palju selgem. Sellel on mingi reference ka siin klassi üleval olemas. Ja kui me tahaksime seda time slice'i näiteks muuta, siis meil piisab just sellest, et me muudame ühes kohas selle väärtuse ära. Ja see nüüd muutub kõikjal, kus me seda time slice'i kasutame. Et vastasel juhul meil tekiks see probleem, et me peaksime igalt poolt seda väärtust muutma hakkama. Ja siis tekitame veel ühe meetodi, mis eemaldab kõik finish protsessid meil seal process listist. Void finished. Ja siin me kasutaks sellist asja nagu remove if. Siin on vaja jälle kasutada predikaati ehk mingit booleani, aga me saame kas sedasi teha seda process is finished. Nii, ja seda siis välja kutsuda siin. Remove finished. Ja siis lõpuks me lihtsalt tagastame selle protsessi nime. Nii, sedasi peaks see step tehtud olema. Tegime 3 abimeetodit ka selle jaoks. Ja siis järgmisena teeme selle run until done'i valmis. Runs the schedule until all processes are finished, execute step repeatedly and records the order in which the processes were executed. Ehk siis me peame tagastama listi protsessides sellest järjekorras, millal neid tehti. File processes is empty, tekitame siia while loopi, sest meil on vaja, et see jookseks nii kaua, kuni meil mingi protsess on olemas. String name võrdub step ja if name ei võrdu 0, siis me lihtsalt lisame sinna orderisse, et seni kaua tegeleme, kuniks meid mingi nimi tuleb ja protsess on. Ja siis järgmisena, viimasena total work remaining. Siin on meil vaja lihtsalt summa tekitada. Tegelikult me ei pea isegi sedasi tegema, me peamegi, mis on vaja int result 0 for process B processes ja siis result pluss võrdub get work remaining ja tagastame result. Nii, kontrollime üle. Nii, process scheduler step and run until 16 high meet, low peaks täitsa õige olema. Ja siis total work after peaks ka 0 olema. Ja siis empty scheduler on meil 0. Okei, sellega peaks see ülesanne tehtud olema. Pushime üles. Teeme siin git, add ja lisame kõik, mis on selle koostaga seotud. Jep, ma seda main'i tegelikult ei pea pushima. PR03, commit on push. Commit'i nimi on push. Nii,
ja sellega on see ülesanne tehtud. Ma natuke räägin ka seda library ülesande kohta. Et antud ülesanne ka koosneb nüüd 4 klassist ja see nädal isegi 5 klassis, sest ma lisasin main'i ka siin juurde. Nii, aga antud juhul on nüüd selline asi, et ma olen mõningad osad sellest ülesandest juba teile ette teinud. Et kui vaadata näiteks, et enum on teile ette tehtud, seda klassi te ise ei pea tegema, siis person vist on täielikult ette tehtud, et saate tutvuda, kuidas siin mõningaid asju peaks tegema. Rõhk on rohkem siin selle viimase 3 meetodi peal, et tuleks uurida, mis need on. Ja siis on meil book-klass. Book-klassis on teil vaja ära teha konstruktorid täpselt samal viisil, nagu me siin PR03 just tegime konstruktorid. Ja siis on meil vaja siin lõpus equals hashcode ja toString ka lõpuni ära kirjutada. Ja seda kõike lõpuks on vaja siis kasutada library's ja library klass on see kõige raskem antud ülesande puhul, ütleks. Sest siin on enamus asju jäetud tühjaks ja siin ei ole ka antud näiteks, et missugused andmetüüpe on siin vaja kasutada või nagu mis muuteid on vaja tekitada. Selle kõige te peaksite ise välja mõtlema, kuigi siin on paar mõtted ära antud, et millist andmestruktuuri oleks mõttekas kasutada, kui on kiiresti vaja ID järgi asja üles leida ning milline nagu andmestruktuur võimaldab mingit teist asja. Ja need nagu asjad, mis raamatukogul veel peavad olemas olema, on siin tekstis sisust alguses juba välja loetletud. Ja siis siin on hulganisti meetodid, mis on vaja ära kirjutada. Mõningad nendest meetoditest on staatilised ja mõningate asjade puhul on vaja ka hoida staatilist listi, et raamatukogude staatiline muuta, et meil on vaja tekitada sisuliselt globaalne olek, mis hoiab järgi kõikidest tekitatud objektidest. Siin ülesandes võib küll seda teksti väga palju tunduda, aga enamus asju on lihtsalt siin tekstis kirjas selle jaoks, et te saaksite natuke konteksti ülesandest, et mis on juba ette ära tehtud või nagu mida on vaja ära teha. Reeglina ma olen üritanud siin teha seda, et asjad, mida te peate ise ära tegema, need on ka selgelt paksus kirjas ära välja toodud. Et tegelikult siin, kuidas öelda, et suurem rõhk läheb ikkagi selle library klassile ja kõige raskem ütleks ongi see välja mõelda, kuidas seda klassi välja nüüd kujundada, mis andmestruktuur sellest välja tuua. Kui need on õigesti tehtud, siis kõik need muud meetodid peaksid suht straightforward olema. Aga jah, see kõik sõltub sellest, et millised andmestruktuurid te otsustasite siin valida. Nii, rohkem mul selle klassi kohta midagi kommenteerida või selle ülesande kohta midagi kommenteerida ole. Kui teil mingi küsimusi on, siis jätkuvalt võite julgelt Discordis küsida, hea meelega vastame. Võite ka tulla praktikumi abi küsima ja siis Javadoki puhul ka soovitan läbi lugeda siit asju. Kui tekib küsimusi, tahate täpsustusi või on tunne, et mingit asju saaks nagu palju kergemalt seletada, andke märku sellest. Ning ega siit rohkem midagi muud öelda ei ole, et aitäh kuulamast, järgmise korrani.